No Pinti, sulle tulid külalised, vaata. Ninasarvikud kuulevad väga hästi ja nad näevad väga halvasti. Just selle halva nägemise tõttu nad reageerivad üle. Kui keegi teeb mingi äkilise liigutuse, siis ta võib kohe reageerida. Kas jookseb ära või ründab, see sõltub sellest, et mis talle tundub nagu otstarbekas. Kui neile süüa anda, siis temale siis niimoodi sõrmede vahelt võib anda ja eest temal hambaid ei ole. Nii et ei maksa karta, et ta haarab nagu hammastega siis kuskilt sõrmest kinni. No Pinti, sulle meeldib. Need teravmog ninasarvikud on nii sotsiaalsed loomad, sest looduses nad elavad tegelikult üksinda. Nad saavad tegelikult joogikohtades kokku ja siis nad suhtlevad päris kenasti, seal ei ole nii, et kõik kaklevad omavahel kogu aeg. Kas see sarv tal kasvab on ju pidevalt? Jaa, ta kulutab, nühib seda teravaks ja siis ta jääb nagu lühemaks, aga samal ajal kasvab juurde. Pinti on tegelikult nagu üsna robustse käitumisega, et ta võib nagu ennast võib järsult pöörata ja ta ei ole nagu väga sihukene nagu väga peenetundeline, nii et ärge seda oodake. Ta on natukene poisilik võib-olla selles mõttes, et ta ei hoia ka puhtust. Ta ei tee oma sõnnikut nagu enamus emased ninasarvikud, et teevad ilusti ühte nurka ja siis kõik ülejäänud puur on puhas. Et ta on nagu sihukene, ta on natuke pea laiali ja ta käitub niimoodi, niimoodi ja võib ja mind ei huvita see, et las ta olla niimoodi. No samas ta on hea. Õuelaskmine käib nendel, et siin on sellised suured uksed ja siis see uks käib sinna poole lahti ja teine käib siia poole ja siis ta saab otse õue minna niimoodi, et ta inimesega kokku ei puutu. Pinti on seal. Seal.